Tere õhtust, kell ongi 5 ja täna ma olen õigel ajal kohal täitsa olemas. Kuigi mul oli täna nii põnev päev, nagu hommikul küsisin. Milliste huvitavate inimestega ma täna saan kohtuda veel? See päev, ma arvasin, et ma lähen sinna ainult 2 tunniks. Aga tuli välja, et ma olin seal, mis ma olin siis 1, 2, 3, ma sain 3:30 koju, nii et 3,5 tundi, et meil oli väga hea sihuke taipamise päev ja uute loomiste päev, et nüüd on see varjutuste koridor kuni 3. märtsini vist. Et väga palju head tööd sai täna tehtud, energeetilist tööd ja uusi taipamisi. Aga nüüd ma olen siin, et hakkaks lugema. Ja tänase loetava pealkiri on siis, kas sulle meeldib oma elu vihata? Selline. Kas sulle meeldib oma elu vihata? Ma armastan oma elu nii väga, et ei kavatse sellest loobuda. See on sama hea nagu olla oma kallimaga. Vihkan armastan suhtes. Ma armastan oma elu, aga vihkan seda samuti. Ma armastan oma kallimat, aga vihkan teda nii väga, et tahan temast vabaneda ja uue leida. Aga ma ei saa seda teha, sest kui selle kallima kaotan, siis ei tea ma, kas iialgi uue leian. Mis mõttes? See on lihtsalt hullumeelsus. Kas sul on igav? Kui sa igavled, ei taha sa lõbutsemisega mingit tegemist teha. Lõbutsemine ju takistaks sind igavlemast. Sõnad lähevad sassi, mul on täna siuksed energiat, et Tõde on see, et sulle meeldib igavleda. See annab sulle mitmekülgse väe teiste inimeste üle. Lisaks on see üks mooduseid, kuidas luua armastust oma elu vihkamise vastu. Kuidas küll seda olukorda muuta? Leia midagi, mis annaks jõudu nii su kehale kui hingele ning tee seda vähemalt tund aega päevas ja 1 terve päev nädalas. Teadvusta endale seda üht üürikest lõbusat hetke. Ole tänulik lõbu enda eest. Naudi seda täiel rinnal. Ja küsi siis, hea küll, kus on järgmine 10-sekundiline lõbu ja lustiperiood. Seejärel hakka oma põhimõtet rakendama kõigi oma eluvaldkondade puhul. Jääb üle vaid ohata selle peale, kui uskumatult naeruväärsed me oleme oma elu loomises. Me kõik ütleme, ma vihkan seda, aga samas jätkame sama asja kordamist üha uuesti ja uuesti. Korrata ühte ja sama asja ootuses saada erinevaid tulemusi, see ongi hullumeelsus. Meie aga ei tunnista, et oleme hullumeelsed, sest püüame tõestada oma tervet mõistust seeläbi, et valime sama asja üha uuesti ja uuesti. Kas saad selle, mida väärid? Sõna väärima tähendab millegi ära teenimist. Aga tegelikult me väärime nagu juba praegu kõike, et nii kui sa sünnid siia ilma, oled sa juba väärtuslik ja sa väärid kõike. Kas oled ärateenimise nimel pingutanud? Paljud arvavad, et see tähendab millegi vääriliseks olemist ja sina väärid midagi siis, kui oled selle ära teeninud. See pole sugugi tõsi. No jah, lapsest peale ju õpetatakse. Kui sa selle ära teed, siis sa väärid seda või teenid selle välja, siis sa saad. Ma sain väärilise tasu. On huvitav vaatenurk.
ei saanud. Sa ei vääri tegelikult midagi. Kas sa väärid õigust hingata? Vaid see, et sa parajasti hingad, ei tähenda, et oled hingamise vääriline. Maailmas on palju selliseid inimesi, kelle peale on lausa kahju hingeõhku raisata. Oled piiritute võimalustega piiritu olend ning hingad oma valikul, mitte sellepärast, et sa väärid. Mis siis, kui kogu su elu ei seisneks selles, mida väärid, vaid selles, mida oled valmis valima ja vastu võtma? Kui sead elus esikohale selle, mida enda arvates väärid, siis sead end pidevasse arvustavasse olekusse nii enda kui kõige oma elus sisalduva suhtes. Mingit väärimist ei ole olemas. Pole mingit põhjendust ega õigustust, mis tähendaks, et midagi väärid. Sa ei vääri isegi hingamist. See on lihtsalt üks sinu valikuid. Miks ma sellise valiku tegin? Miks? Ei ole eriti hea küsimus. Selle küsimuse esitamine juhib sind ringi rattast ja lõpuks jõuad sa ikkagi alguspunkti tagasi. Mingi valiku tegemise põhjused ja otsused pole tähtsad, kui oled praeguseks valmis midagi muud valima. Valiku tegemine on tähtsam kui asjade läbitöötamine. Võid langetada valiku või otsustada end analüüsida ja läbi töötada, kuni tõmbud näost siniseks. Tailil oli kombeks enne igasuguse muutuse tegemist see põhjalikult läbi töötada. Tema esimene vaatenurk oli, ma ei saa seda muuta enne, kui olen läbi töötanud. Ühel päeval küsisin temalt, kas suudad oma sokke vahetada ilma neid läbi töötamata? Ja tein vastas, ma ei tööta nende puhul midagi läbi, vaid lihtsalt vahetan sokid ära. Ja mina kostsin, olgu, aga võid sama lihtsalt muuta ka oma elu. Selle asemel, et küsid, miks, küsi hoopis, kuidas saab veel paremaks minna. See on väga hea nagu selles mõttes. Ma ütleks tänase päeva kohta nagu, kuidas saab veel paremaks minna. No kuidas saab veel paremaks minna nagu päriselt. Et see on nagu nii müstika. Et ükskõik, kas läheb halvasti või hästi, aga iga kord ütle, kuidas saab veel paremaks minna. Kuidas saab veel paremaks minna. Ja vaata, mis hakkab toimuma. Abivahend, kuidas saab veel paremaks minna. Kui sa lausud sõnad, kuidas saab veel paremaks minna, siis palud sa sõna otseses mõttes endale vibratsioone millegi parandamiseks. See nõuab sinult asjade vabaks laskmist, et võiksid lubada universumil endale näidata, kuidas asi saab veel paremaks minna. Sinul pole selle üle mingit kontrolli. Võid üksnes küsida universumilt abi ja seda vastu võtta kõikjal, kus see ilmneb. Mida rohkem sa küsid, kuidas saab veel paremaks minna, seda rohkem uksi sulle avaneb. Asjad avarduvad ning kõik muutub kergemaks ja lihtsamaks. Seda tähendabki ülejäänud 990% võimaluste ärakasutamine. Kohe, kui sa ütled, asi ei saaks enam kuidagi paremaks minna, oledki tagasi selle 10% piires. See juhtub tavaliselt siis, kui kasutad küsimust, kuidas saab veel paremaks minna. Kõik näib sulle lihtne ja sa ütled, see olukord on juba nii kaua kestnud, asjad lähevad liiga hästi, midagi ootamatut lihtsalt peab juhtuma. Sel hetkel langetadki sa valiku, otsuseid, et juhtuma peab midagi ootamatut, seega midagi juhtubki. Oled välja hüpanud puhtast basseinist ja otse tagasi sinna kloaki. Pole hullu, võid jälle teha valiku ja öelda, hästi, sattusin tagasi kloaki. Ärge pange tähele, ma lähen kohe tagasi puhtasse basseini. Nii, 12. peatükk on meil ees. Valikud tekitavad teadlikkust. Kõige lõpuks on meie sihiks jõuda sellisesse punkti, kus valik ei tähenda seda,
kas miski on meile rahuldust pakkuv või mitte. Ega ka seda, kas miski on meile hea või halb. Valik on lihtsalt valik. Iga valiku tegemise järel on su teadlikkus kohe teravam. Valikud tekitavad teadlikkust, mitte vastupidi. Kui sa hakkad oma elu looma lähtuvalt valikutest, avaneb sinu ees ühtäkki täiesti uus universum. Võid iga oma tehtud valiku järel näha, mida antud valik on loonud. Häda on selles, et me käitume nii, nagu meie oleksime iga tehtud valiku tulemus. Teeme seda, sest meile on õpetatud, et peame olema teadlikud oma tegude tagajärgedest, mille üle meil tegelikult kontrolli ei ole. Sest meie pole ju Jumal. Meile ei õpetatud kunagi, et küsiksime, hästi, mida see valik minu elus tekitab või loob? Kas olen kunagi teinud mingi valiku, mis käis igasugusele loogikale risti vastu? Aga sellest hoolimata ilmnes valiku tulemusena midagi erakordset. Valik on tähtsam kui miski muu. Kõik on oma olemuselt tegelikult valik. Pärast oma lahutust otsustasin ma astuda armusuhtesse naisega, kes ütles seejärel kõigile, et kuna mina olin teinud valiku temaga suhtesse astuda, oli ta ilmselgelt suurima teadlikkusega inimene kogu Accessi programmis. Ta ütles kõigile, kes minuga toona ühel kursusel käisid, et tema on nüüd Accessi kuninganna. Selle tulemusena lahkus Accessi programmist 77 inimest, millel oli mu ärile mõistagi tugev mõju. Ma ei hakanud endast mingit valetunnet otsima. Ma ütlesin, selge, see ei olnud minu parim valik. Ma olin muutnud end mitteteadlikuks, et võiksin teha seda, mida olin otsustanud teha. Ehk teisisõnu, afääri alustada. Sel polnud mingit pistmist küsimusest lähtudes elamisega. Minu vaatenurk oli selline, et pidasin end üliteadlikuks ja uskusin, et suudan sellega puhtalt pääseda, kuigi teadsin, et see pole hea mõte. Ma ei esitanud sellist küsimust nagu, kas see pakub mulle rahuldust, sest ma ei tahtnud tegelikult vastust teada. Ma tõsimeeli ei tahtnud näha, mis juhtuma hakkab. Ma lihtsalt tegin valiku afääri alustada. Selle tulemusena muutusin teadlikuks maailmas leiduvast tohutust arvustamise määrast. Ja kuna pärast selle valiku tegemist ilmus me ellu häving, avastasin ma, et vaatenurgaga olin seotud ka hävitamispunkt, pot ja loomispunkt, pok. Need mõisted selgitavad otsuseid, mis meie elus hävitavaks muutuvad ning seda, kuidas me ise hävitusmustri loome. Nüüd kasutame poti ja pokkiga puhastuslauses, et kustutada asjad, mille oleme oma vaatenurgaga loonud. Enne seda kogemust ei olnud ma arvustamisele suurt tähelepanu pööranud. Aga mõistsin seetõttu, et inimesed kasutavad arvustamist kellestki eraldumiseks või kellegi ühenduse loomiseks. Kuna adusin ka hävituspunkti olemasolu, muutusin ma teadlikuks arvustamise hävitavast mõjust meie elule. Seega oli terve kogemus minu jaoks kokkuvõttes kingitus ja ma ei kahetse oma valikut alustada afääri. 77 inimese lahkumine Accessist tähendab osaluse vähenemist kursustel umbes 10% võrra, mis mõjutas mind rahaliselt, kuid teisest küljest oli järgmisel aastal kursustel osalejate arv 20% suurem. Iga valik tekitab teadlikkust. Sinu valik ei pruugi küll olla miski, mis lõpuks hästi laheneb, aga sellest tulenev teadlikkus võib olla tohutu tähtsusega. Valikute abil teiste kontrollimine.
Paraku pole sa jumal ega ole võimeline suunama teiste inimeste valikuid sellega, mis valikuid sina nende inimestega seoses teed. Pead seda tunnistama ja küsima, kas see valik pakub mulle rahuldust ja kas see valik panustab minu ellu, isegi kui sa ei suuda mõelda kindlat vastust. Avab nende küsimuste esitamine ukse teadlikkusele, mida sa pole varem olnud valmis vastu võtma. Kui olin selle naisega juba afääri alustanud, ei saanud ma olematuks muuta seda kahju, mida ta kavatses minu valiku tulemusena teha teiste inimeste eludes. Sul pole võimalik kontrollida, mida keegi teine teeb pärast seda, kui oled nendega suhelnud. Nad võtavad sinu tehtu ja öeldu ning sobitavad selle oma hullumeelsesse maailmapilti. Nende vaatenurk ei ühti tavaliselt sinu omaga. Seda peadki endale teadvustama, kui sa kellegi teise suhtes mingi valiku teed, vaid seepärast, et näed mingit võimalikku tulemust. Ei tähenda see, et teine inimene sama näeb. Pead mõtlema ka sellele, mida tema peab võimalikuks ja võimatuks. Millekski pole ühtki head põhjust. Pole võimalik määrata, kuidas on tekkinud need vaatenurgad, millest lähtudes elavad teised inimesed, sest inimesed teevad kõiksugu veidraid otsuseid. Sa ei jõua mitte kuskil, kui otsid vastust küsimustele, kus või miks, lihtsalt teadvusta endale, et inimesed teevad oma otsuseid ise ja see on nende valik. Mul oli üks sõber, kes töötas laulude kirjutajana. Ta oli kord olnud väga edukas, aga viimasel ajal polnud edu teda saatnud. Ta tahtis asuda tööle oma edukuse taastamiseks ja küsis, mida selle nimel teha tuleks. Tema naisel oli samuti palju annet ja võimekust ning ma tegelesin nende mõlemaga. Me ei saavutanud mingeid edusamme kuni päevani, mil tein nendega vestles. Ta küsis mehelt, kas oleksin valmis taas edukaks saama. Mees vastas, jaa, absoluutselt. Isegi kui see tähendaks abikaasa kaotamist. Mehe vastus oli, jah, absoluutselt. Naine vaatas talle otsa ja ütles, ma just äsja mõistsin, et olen siin kõik need aastad tagasi hoidnud. Ma ei tahtnud, et edukamaks saaksid, sest kartsin, et jätad mu maha. Tein küsis naiselt, kas ta oleks valmis oma mehele edukust tahtnud ja naine vastas jaatavalt. Vaid aasta hiljem diagnoositi naisel ajukasvaja järgmised 5 aastat veetis ta kasvajate käes kannatades. Tein ja mina proovisime kõike, et veenda teda muutma oma vaatenurka ajukasvaja saamise kohta, kuid ta ei nõustunud seda tegema ja ta suri. Kord läksin ma Nashville'i oma sõbrale külla veidi enne tema naise surnu. Nende koju sisenedes nägin ma, et sõbra naine oli terve kodu ümber sisustanud, et see meenutaks pigem mehe, mitte naise kodu. Ta oli seda kõike teinud täielikus teadmises, et sureb. Esitasin naisele küsimusi surma valimise ja teistest valikutest keeldumise kohta, kuni ta lõpuks ütles, teadsin, et pidin pildilt kaduma selleks, et mu mees taas edukaks saaks. Ta võinuks teha valiku muutuda, aga otsustas selle asemel surma. Surm oli tema jaoks ideaalne ja eelistatav valik muutumisele. Paljud inimesed jagavad sarnast vaatenurka. Nad eelistaksid pigem surra selle asemel, et midagi enda juures muuta. Veider, et inimesed midagi sellist teha valiksid. Aga nii lihtsalt on. Selline on nende valik. Pole mingit selgitust selle valiku põhjendamiseks. Nad lihtsalt teevad valiku ja kõik.
inimesi ei saa päästa. Ma vaatan, kui pikk see peatükk on. Ja, see on lühike. Inimesi ei saa päästa. Pole võimalik takistada inimestel tegemast seda, mida nad on otsustanud teha. Ma tegin kord vea, kui ütlesin ühele oma naissoost sõbrale, et tema suhe on üks suur eksimus. Ta oli varem olnud mitmes läbikukkunud suhtes ja palus mul talle öelda, kui peaks taas mehe valikul vea tegema. Ta leidiski endale kellegi ja tuli minu juurde jutuga. Oh, ta on lihtsalt ideaalne, nii võrratu, minu jaoks täiuslik mees. Mina aga sellist pilti ei näinud ja kuna see naine oli palunud mul teda hoiatada, kui ta oli viga tegemas, ütlesin ma, see mees on sõge ja hakkab sind peksma. Naine oli mu peale tulivihane. Kuidas sa küll võid seda öelda? Ma ei suuda uskuda, et sa mulle midagi sellist ütled. Ta lõpetas minuga suhtlemise. 3 aastat hiljem hakkaski mees teda peksma. 2 aasta pärast seda sündis neil laps ja mees hakkas ka teda lööma. Siis hakkas mees kirikus käima ja temast sai tubli jumalakartlik kristlane, kes palvetas oma naise ja lapse eest iga kord enne, kui neid peksma asus. Teiste juuresolekul pidasid nad iga eine eel söögipalve ja palusid Jumalalt õnnistust, aga mees oli ikka sõge. Naine jäi siiski temaga kokku. Ta on mehega nüüdseks koos olnud 25 aastat ja mees on endiselt sõge. Naine on lahutanud endast iga viimase kui osa, et suhet endiselt toimima panna. See polnud küll tema arukaim valik, aga mina polnud samuti arukas, sest ütlesin talle täpselt seda, mida ta minult oli palunud. Ma sain tänu sellele selgeks, et pole tark uskuda seda, mida nad sulle ütlevad. Ole teadlik ja ütle inimesele seda, mida nad tegelikult kuulda tahavad. Ära ütle neile iial seda, mis on tõsi. Mina eelistan küll tõde, pigem tõde, sest siis saab muutus tulla. See vaikimine ei loo ju muutust. Abivahend, räägi seda, mida sinult kuulda tahetakse. See on üks võimsamaid abivahendeid suhetes kasutamiseks ja hoiab ära kujuteldamatult suurel hulgal kannatusi. Kas oled kunagi püüdnud kellelegi öelda midagi sellist, mida ta sinu arvates pidi teadma, aga mida ta polnud tegelikult valmis kuulama? Kes siis õigupoolest selle tulemusena kannatab? Mõistagi sina. See teine inimene muudab sinu seisukoha alati valeks. Ta vihastab alati sinu peale ja siis pead sa järgmised 5 tundi selgitama, et tegelikult ei mõelnud sa oma öelduga suugi midagi sellist. Ole teadlik sellest, mida teised inimesed suudavad vastu võtta. See on tõeline lahkus, isegi kui sa oled kellegagi suhtes, hoia oma teadmised enda teada. Kui sinu partner just sulle otsest küsimust ei esita, ta pole muidu valmis midagi kuulma, kui tema ise seda teada ei taha ega sinult selle kohta päri. Sina võid üksnes selle inimese ellu panustada, sa ei saa neid kuidagi aidata ega rohkem teadlikumaks muuta. Kui tahad aidata oma sõpra, öeldes talle, kuidas sina mingit olukorda näed või mida sa selle kohta tead, peatu hetkeks ja küsi endalt, kas ta on selle kohta minult midagi küsinud ja kas ta huvitub sellest. Mu sõber Meeri oli 95-aastane, kui soovitas mulle, et võiksin parandada suhet oma naisega. Kui lõpetaksin talle selliste asjade ütlemise, mida ta kuulda ei saanud. Meeri sõnul oli ekslik arvata, et oma partneriga peab kõike jagama. See on suur viga ega panusta suhtesse mingil moel. Seega lõpetasin ma oma naisele selliste asjade ütlemise, mille kohta ta midagi teada ei tahtnud või mida ta kuulda ei tahtnud ning meie suhe muutuski paremaks. Meeri ütles,
et kui ta oma abikaasa Billiga asju arutas, oli mehel mõnikord kombeks öelda: hea küll, Meeri, kaebuste osakond on nüüd suletud, see tähendab, me ei räägi enam sellel teemal. Me ei jõua iial selles küsimuses üksmeelele. Seega ei saa sa kurta selle üle, et ma sinuga ei nõustu. Me ei tee seda teemat enam kunagi päevakorda. Ei too. Meeri selgitas lähemalt. Me nõustusime, et ei nõustu selles küsimuses iial. Seega ütlesime lihtsalt, ärme aruta seda enam. Palju lihtsam on suhelda, kui tead, millest sa rääkima ei pea. Naine huvitus metafüüsikast ja käis üle kogu maailma vaimsete tervendajate juures. Mees uskus, et kogu elukäik koosneb sündimisest, armastamisest, töötamisest ja surmast. Naine kulutas $100,000 erinevate asjade tegemisele ja ütles: Bill soovitas mul seda teha, kui pidin selleks vajadust tundma ja nii ma tegingi, kuid naine ei püüdnud kunagi mehega neist asjadest rääkida. See on palju tervemõistuslikum lähenemine suhtele. Meeri ja Bill hoolisid teineteisest väga ning panustasid üksteise ellu. Nad olid üks vähestest mulle tuttavatest paaridest, kellel oli tõeliselt suurepärane ja erakordne suhe. Nende suhe ei põhinenud jagamisel, vaid faktil, et mõlemad toetasid üksteist, hoolimata kummagi vaatenurgast. Vaat selline lugemine. See läheb veel edasi päris pikalt. Järgmine peatükk on siis Las ma jagan sinuga midagi. No vot, et selle koha pealt siis jääb täna katki. Päris põnev oli. Aga seniks siis homme on teisipäev ja homme ma saan lugeda samal ajal. Head õhtut!